Hei hei, tere tulemast tagasi teekonnale, narri teekonnale. Need teie hulgast, kes mõtlesid ja nuputasid, et kuidas sellest mõõkade 8 ja 9 energiast narr järsku sellesse sauade 6 energiasse jõudis ja väga võidukasse energiasse jõudis, siis ma pean ausalt tunnistama, et vahepeal astus lavale ülempreestrinna ja mul on nüüd juhatus tegelikult ikkagi ka teiega jagada seda, mis sõnumeid ülempreestrinna narrile tõi. Sest see energiate muutumine mõõkade 8 ja 9 rasketest energiatest sellisesse tulisesse ja kandvasse tuleenergiasse, see on siiski seotud ka meie ülempreestrinna lavale astumisega. Ehk et narr sai natuke suunamist ja juhatust, mis aitas need energiat transformeerida. Ja mida siis ülempreestrinna kõneles? See, et teekonna alguses kerkivad kahtlused, kõhklused, hirmud, ebakindlus ja muu taoline on tegelikult teekonna osa, nii et sellest ei maksa ennast tõepoolest heidutada lasta. Ja iga teekond on unikaalne. Nii et kellegi teise teekonda ei saa kopeerida ega ei saa ka üle võtta, arvates, et temal on nende strateegiatega hästi läinud, et siis läheb minul ka hästi, ei tarvitse. Aga võib muidugi minna. Nii et sinu teekond on ikkagi sinu teekond, sinu enda looming, sinu enda vastutus, sinu enda otsused, sinu enda valikud. Ja toob ülempreestrinna siin näiteks võrdluse kingapaaridega, et see on nagu spetsiaalselt sulle tehtud kingad, see sinu tee. Et oluline on, et need on sulle parajad ja mugavad ja et sa tunned ennast nendes hästi ja saad läbida ükskõik mis pikkusega vahemaid, ilma et need hõõruksid või sind kuidagi vaevaksid või end igal sammul meelde tuletaksid. Ehk et sinu teekond peab sulle sobima. See peab sinuga kokku kõlama. Ja kuidas see oma tee siis leida? Ülempreestrinna soovitab intuitsiooni kuulata, intuitsiooni juhatusele järgneda. Ja isegi kui see kõlab mõnikord ebaloogiliselt ja üldsegi mitte ratsionaalselt, siis see on sinu intuitsioon, mis kõneleb. Ja kuna ülempreestrinnal endal on väga hea ühendus oma intuitsiooniga, siis on üsnagi loogiline, et ta seda soovitab, eks ole. Nii et kuula enda sees kostuvat sisemise tarkuse kõnet, seda juhatust, ja ta annab endast märku vaikselt. Ja sellepärast on oluline ka meelemüra vaigistada, et sa kuuleksid seda vaikset sõnumit. Ja läbi intuitsiooni kõneleb sinu hing. Ja hing ei juhata sind kunagi valele rajale. Ja sellel rajal võivad olla väljakutsed, aga seegi on teekonna osa. Ja kui sa ei kuula oma sisemise tarkuse juhatust esimesel korral ja teisel ja kolmandalgi veel mitte, siis ega need sõnumid tulemata ja nad ikkagi jätkuvad, kuni sa lõpuks kuulda võtad. Ja kuidas eristada intuitsiooni ja egomeele sõnumeid? Intuitsioon, nagu öeldud, kõneleb vaikselt, armastavalt, leebelt. Ikka ja jälle seda sama asja meelde tuletades, võib-olla natuke teise sõnastusega. Egomeel on lärmakas, kärkiv, etteheiteid tegev, võrdlev, ähvardav. Kui sa nii ei tee, siis saab teistmoodi. Ehk et siis juhtub see või ühesõnaga ta tekitab nagu sellist hirmuefekti, et appi, kui ma nüüd selleks tähtajaks näiteks midagi ära ei tee, siis juhtub midagi õudset. Ja mõnikord on vaja
tähtaegadest kinni pidada ja nii edasi. Mitte mõnikord, aga enamasti, kui need on sellised olulised kokkulepped. Aga ütleme, selline ajalineaarne kulg ei ole tegelikult hinge seisukohast oluline. Seda tahtsin öelda. Et need otsused, mida sa teed selleks, et kulgeda oma hingeteel, need on tegelikult ajast sõltumatud otsused. Nende jaoks ei mängi aeg rolli. Ja narri teekond ongi vaimne teekond. See on ärkajast ärganuks, teadmatusest teadliku looja kingadesse astumise teekond. See on enesearengu teekond. Ja ärganu on ärgas. Ja tema märkab sõnumeid ja juhatust ja kuuleb seda hinge häält, hingehelinat. Ja mida narr oma teel luua tahab, on midagi, mida luua läbi selle tuleenergia, mis nüüd aktiveerus. Sauad ja tuli, see sisemine leek ja põlemine ja inspiratsioon ja tegutsemine sellega seoses sellest lähtuvalt. Nii et kui siin mõõkade energia on selline, oli meil kinni, tõksus oleku tunne ja nagu mitte edasi liikumine, siis sauade energia, tuleenergia saabki siit välja tuua, ehk et sinu enda sisemine põlemine, sisemine kirg, inspiratsioon on see, mis toob välja seisakust, stagnatsioonist ja sellisest lõksus oleku tundest. Nii et ülempreestrinna sõnumid olid siin väga vajalikud ja mõnikord on need sõnumid hästi lihtsad, aga sinu sees käib selline väike klõks, mis aitab edasi minna, aitab leida selle tule ja leida selle sisemise julguse. See hoiak, missugusena me peategelane siin hobusel istub, see on selline uhke, aga ta on uhke oma sisemise edasimineku, selle võidu üle, mis ta sai oma meele kontrollist ja mõistmisest, miks need sellised energiat siin enne aktiivsed olid. Nii et looming, mis sünnib sisemisest tulest, see punane ka sümboliseerimas seda sellist elujõudu ja edasiminekut ja kollane tegelikult selline selgus. Ma tean, mida ma teen ja miks ma teen. Et see looming, mis sünnib, on elus. Just nagu sauadki siin on, igal saual on sellised väikesed lehekesed, nad on lehtedeks, suuremateks lehtedeks kasvamas, nad on tärkamas, avanemas. Et see on selline sisemine kirg ja põlemine, mis annab loomingule selle elususe. Nii et kui sa kohtud oma teekonnal ükskõik missuguse loominguga või kelle jagatuga, siis tunneta, kas selles on see kirg ja elujõud, kas see looming on elus. Kas see on hingeenergia looming. Sellel teekonnal on tegelikult oluline ka seda märgata, olla ärgas ka selle suhtes, kas loomingus on elu. Kas selles on hingeenergia, kas see on hingeenergiaga loodud? Kas see paneb su südame kiiremini lööma, kas see tekitab sinus resonantsi, kas sinus liigutab miski? Siis on see looming elus. Ja energia ei valeta kunagi. Pildi, teksti, häälega saab manipuleerida, energiaga ei saa. Kui sa ikkagi vaatad või kuulad ja tunnetad, siis seal kas on see energia või seda ei ole. Seal kas on elu, jõud loomingus sees või ei ole. Nii et seda paneb ülempreestrinna narrile südamele, et kui narr on sellel
maagiks saamise teekonnal, et siis ülempreestrinna soe soovitus oleks õppida energiaid ära tundma, lugema. Ja meie maag valdab neid elemente täiuslikult, et tal on siin laua peal karikas veeelementi esindamas, nii et kõneleb see emotsioonidest, suhetest, tundetasandist. Ta on oma tundetasandi meister. Tal on siin õhuelement, mõõk on laual. See kõneleb mõtetest, otsustest, meeletasandist, ehk et ta valdab seda meeletasandit, ta ei lohise oma mõtete vahel, huvitav, okei. Ei lohise oma mõtete vahel, kaarik tuleb silme ette. Vaid ta suunab, ta juhib seda kaarikut. Nii et meeletasand on hallatud. Siis on tal münt siin, maaelement kõneleb maisest, materiaalsest, füüsilise plaani manifesteerimisest, kehastamisest ja sau näitamas siin taeva suunas. Et sau tule elemendina kõneleb siis tegutsemisest, inspiratsioonist, sisemisest tulest, ühendusest oma hingega. Ja vaata, kui huvitav, tal üks käsi näitab ülespoole, teine allapoole. Et nii nagu üleval, nii ka allpool. Nii nagu sees, nii ka väljas. Et selline enesemeisterlikkus peegeldub välises maailmas. Seda võib tegelikult ka siin näha, et kui me ei valda meeletasandit, siis on olukord natukene keeruline. Kui me hakkame liikuma enesemeisterlikkuse teel juba edasi, siis on see energia hoopis teine. Nii et sellised huvitavad jagamised, vajalikud jagamised ülempreestrinna poolt. Ja see ülempreestrinna peas olev kuukroon meenutab mulle tegelikult Hekateed, jumalanna Hekateed. Ja tema on meil ka siin vaikselt taustal olnud. Et Hekate on selline ristteede jumalanna. Et kui sa oled oma elus kohas, kus sul tuleb valik teha, siis tihtilugu tema energia tuleb appi. Ja tema küsib sinult, kuidas sa soovid edasi minna, et sul on ees nüüd mitu varianti, mitu teed, et mis see sinu valik on, mis see sinu otsus on. Sest sinu hinge energia on sinu otsused, valikud on sinu. Mitte keegi teine ei saa neid otsuseid sinu eest teha. Ja tal on siin truude kaaslastena on ka 2 koera, mis meenutab mulle jällegi narri, kellel oli ka koerake abiliseks kaasas teekonna alguses. Võti on väga kõnekas Hekate puhul, võtmed, ja temalgi tõrvik, sau mõnes mõttes. Tema kannab tavaliselt kaksik tõrvikut. Vaatan, et tal hetkel siin teist pole näha, aga kaksik tõrvikutest räägitakse tema puhul, mis näitavad siis pimeduses teed. Ehk et sinu elu saab võtta just sellise vormi, milliseks sina ise selle lood, mitte kellelgi teisel ei ole sinu elu ega sinu hinge energia üle võimu, kui sa just ise oma väge ära ei anna. Nii et maag loojana kasutab kõigi elementide väge. Ja vaimuvägi on hinge alati juhatamas ega jäta teda kunagi üksi, ja see mulle tundub ongi selle video suur sõnum. Energiate muundamine ja selle tee juhatus, et kuidas ühest energiast teise jõuda. Ja siis abilised, kes sul tee
ja natukene toetavad, kui seda on vaja. Et nad võivad võtta erinevaid vorme, need abilised, aga sa tunned nende energia ära, et isegi kui see ülempreestrinna ei ilmu sulle nagu sellises visuaalses vormis kuidagi füüsilisel tasandil, vaimse teejuhi õpetajana, nõuandjana, nagu inimese vormis, vaid ta võib läbi tulla väga vabalt selliste sümbolite, sõnumite juhatusega täiesti omapärastes kontekstides. Sa võid näiteks nõusid pesta ja siis järsku taibata midagi või sa jalutad ja naudid värsket õhku ja siis tuleb see taipamine või sa oled kaupluses, teed oma sisseoste ja siis järsku kuuled reklaami, kust kerkib esile see sõnum või teine, et mida sa järsku kuuled ja märkad, et see ärgas teelolija on alati hea olla, et kuulata neid märke ja sõnumeid. Et kui sa tunned selle energia ära, sa tunned ära, et see on juhatus. Et suvalise kuuldud lause põhjal sul ei teki seda tunnet. Aga kui sa kuuled midagi ja sul tekib see tunne, et see kõlab täpselt minu teekonnaga kokku. See on vihje, et sa said märgilise juhatuse osaliseks.